Tere päevast! Tere tulemast minu Moodle kursusele. Ja selles videos me räägime uuest Moodle'i funktsioonist nimega sisupank. Kui me logime sisse meie Scoodle Online veebilehele ja läheme siis töölauale, siis me näeme, et tuli siis see funktsioon nimega sisupank. Ja sisupanga menüü peale vajutades me saame näha, et meil on juba päris palju sisu. Ja tekib küsimus, kust see sisu siia veebilehele sai. Tegelikult see on kõik sisu, mis mina nagu administraator olen siia lisanud. Teil on võimalus lisada teie oma sisu, et te võite seda sisu lisada. Näete, see on siis kõik sisu, mida te saate lisada. Aga me ei ole veel sellest rääkinud, nii et järgmistes videotes mina näitan teile, kuidas siis töötada selle menüüga. Ja kui teil on juba valmis sisu olemas, te võite seda üles laadida. Kuidas H5P interaktiivset sisu üles laadida, sellest me oleme juba rääkinud, okei? Lähme siis tagasi. Nii, ja see on siis kogu saidi sisu. Tegelikult, kui te lähete kursuse juurde, siin on minu kursused. Näiteks valime selle Moodle õpetajalt kursuse ja sisupanga peale klikkides te näete, et siin sisu ei ole. Nii et on olemas kogu saidi sisu ja on olemas kogu kursuse sisu. Nii et kogu kursuse sisu meil veel ei ole. Mina näitan seda kursust, kus see on. Näiteks minu kursused ja mul on siin paar ülesannet olemas. Nii, sisupank, jah. Ongi need kaks ülesannet lisatud. Ja nüüd mina näitan, kuidas seda sisupanka saab kasutada. Olen siis töölaual ja vahetan minu kursused ja näiteks valin suvalist kursust, vahet ei ole, mis kursust ma valin. Ma lihtsalt praegu näitan, kuidas saab sisu kopeerida ja sisestada. Vahetan siis siia peale ja kujutame ette, et mina tahan siia lisada H5P interaktiivset sisu. Luba muutmine. Ja näiteks lisategevus ja siis näete, meil on siis H5P ja interaktiivne sisu. Selle nupu peale klõpsates me näeme siis sellele lehele, kus me tegelikult saame sisu luua. Ja meil on siis 3 valikut tegelikult. Loo sisu, laadi üles ja kleebi. Kuidas sisu laadida ja sisu loomisele me jõuame päris varsti. Ja sisu üleslaadimisest me oleme juba rääkinud. Ja nüüd me räägime siis sisu kleebimisest. Selleks ma teen uue akna lahti ja siis lähen Scoodle.online'ile ja näen sisupangale. Ja nüüd me siis peame otsustama, millist sisu me tahame lisada. Kujutame ette, mina tahan lisada seda sõna otsimisülesannet. Vajutan peale ja näete, siin ei ole seda nuppu download, laadi alla. Aga mida mina saan teha, ma saan siis vajutada nupule muuda ja kopeeri. Terve selle ülesande sisu on nüüd arvuti vahemälus ja mina saan seda siia kleepida. Vajutan siis kleebi ja te võite näha, et Moodle automaatselt tunneb ära sisu tüübi ja valib siis selle ülesanne tüübi, mis oli originaalis. Kõik, mis me peame siin tegema, üle vaadata, kas see hindamismeetod meile sobib ja võib vaadata siis Moodle'i üldsätteid ja nii edasi. Ja ongi kõik, et kui me siis vaatame salvesta ja kuva nupule ja ongi see sisu lisatud meie kursusele. Lähme siis kursusele tagasi ja vaatame, kuidas see töötab. Nii. Ja ongi kõik, näete, et siis see sisu on lisatud. Ja muidugi kordamine on tarkuse ema, siis vaatame uuesti. Lisategevus ja interaktiivne sisu. Ja meil on siis 3 võimalust. Me võime siis oma sisu luua ja sellest me räägime varsti. Me võime siis laadida ülesse ja sellest me oleme juba rääkinud. Ja me võime siis kleepida sisu, mis me oleme kopeerinud sisupangast. Ja sisupangast kopeerimine on päris kerge. Kui me oleme siin sisupankas ja valime mingi sisu, mis on juba administraatori poolt lisatud, näiteks see, vajutame muude peale ja vajutame kopeeri. Siis lähme siia tagasi ja vajutame kleebi. Okei,
Lähme tagasi, lisategevus, H5P, näete, siin on 2 ikuuni, interaktiivne sisu ja H5P. Ja H5P vajutades viib meid süsteem lehele, kus me saame üles laadida seda interaktiivset sisu. Siit me ei saa sisu luua. Tänan vaatamast, head aega!